Täna teatas Venemaa kaitseministeerium, et õhutõrje pidas öö jooksul kinni ja hävitas 419 Ukraina drooni, sealhulgas mitu, mis väidetavalt olid teel Moskva poole. Viimased rünnakud toimuvad Venemaa ja Ukraina vaheliste pingestunud vaenutegevuste taustal, kus Kiiev on suurendanud droonirünnakuid Venemaa energiarajatiste ja taristu vastu, samal ajal kui Moskva väidab, et tema väed jätkavad edasiliikumist lahinguväljadel. Meiega liitub nüüd Saksamaalt Frankfurdist erru läinud kindralleitnant Ben Hodges, endine USA armee Euroopa vägede ülem. Alustame neist üha edukamatest Ukraina rünnakutest. Kas see muudab Putini jaoks midagi selles osas, et see sõda lõpetada? Ma arvan, et see juba muudab olukorda. Ma arvan, et ukrainlased on aru saanud, et kui nad suudavad hävitada Venemaa nafta ja gaasi eksportimise võimekuse, muutub Venemaal väga raskeks naftat ja gaasi müüa, et saada rahalisi vahendeid, mida neil on vaja selle sõjategevuse jätkamiseks. Nii et ma arvan, et see on tegelikult osa võidule viivast teest. Ukrainal on nüüd võimekus tabada sihtmärke 2000 kilomeetri kaugusel sügaval Venemaal. Ja loomulikult on see piirkond liiga suur, et Venemaa suudaks seda piisavalt kaitsta. Nii rafineerimistehased kui ka laskemoona ja raketitehased on nüüd väga haavatavad ning Ukraina paneb nad selle eest maksma. Ja ma tahan ka oma vea parandada Ameerika Ühendriikide armee Euroopa väejuhatus. Alustame sellest, mida sina tead, mis puudutab jätkuvat vastasseisu Hormuzi väinas. Me teame selle majanduslikku mõju kütusele ja kõigele muule. Mis on peamine makrotasandi mure seoses kõige selle ülemaailmsete järelmõjudega? Loomulikult on ainus viis, kuidas Venemaa saab sõja jätkamiseks rahalisi vahendeid hankida, nafta ja gaasi müük. Nii et nad tegelikult said kasu teatud aja jooksul, kui nafta voog läbi Hormuzi väina oli peatatud. Hinnad tõusid üle maailma ja Venemaa suutis sellest kasu lõigata. Nii et ma ei suuda päris täpselt aru saada, mis roll Hiinal selles kõiges on, sest neil on selgelt vaja naftat ja gaasi väinast, aga ma arvan, et nad püüavad seda otse Venemaalt osta. Aga kui me suudame hinna alla tuua, siis Venemaa ei saa selle pealt nii palju raha teenida. Samamoodi, kui me saame aidata Ukrainal jätkata Venemaa nafta ja gaasi eksportimise võimekuse hävitamist, siis see vähendab nende sissetulekut. See ongi selle asja mõte. See on võrreldav strateegilise pommitamisega Venemaa peamise sissetuleku allika vastu. Nüüd ukrainlased teevad seda muidugi ka nende sihtmärkide puhul, mida me nimetaksime keskmaa sihtmärkideks. Venemaa logistilise infrastruktuuri hävitamine, Ukraina ida ja kagu osas, Krimmi isoleerimine, kolonnide ja raudtee ründamine. Kõik see on tegelikult Ukraina kindralstaabi väga nutikas sihtmärkide valiku lähenemine. Aga president Trump, ma mõtlen, et me pole temalt eriti midagi kuulnud. Kas see muudab midagi selles, kas president Trump toetab Ukrainat või mitte? Ma loodan küll, see on Ameerika Ühendriikide ja Euroopa huvides, et Ukraina tegelikult võidaks Venemaa ja sunniks Venemaad oma enda piiridesse jääma. Ja see laseks energial ja toidul taas vabalt liikuda ning palju muudki, ning vähendaks põgenike voogu Ukrainast ülejäänud Euroopasse. Nii et meil on palju põhjuseid, miks Ukrainat toetada. Kahjuks pole Trumpi administratsioonil olnud mingit huvi tegelikult Ukrainat reaalselt aidata. Nad näivad olevat palju rohkem huvitatud Vladimir Putini aitamisest. Ütleme nii, et sanktsioonide ebajärjekindla jõustamisega. Ma ei tea, president muidugi mind ei üllataks, kui ta nii otsustaks. Või kui ta saab aru, et initsiatiiv on liikunud Ukraina kasuks, võib ta pooli vahetada, võib otsustada, et ei, ma tahan tegelikult Ukrainat aidata. Aga ma arvan, et selle tõttu, kuidas Trumpi administratsioon Ukrainasse suhtub, muutub Ameerika Ühendriigid järjest ebaolulisemaks, sest Ukraina teeb selle ära ise ja koos eurooplaste abiga.
no on näha, et nad on suutnud oma ründeoperatsioone tõhustada. Me teame ka, et Zelenski oli G7 kohtumisel, kõik lahkusid sealt mõnevõrra optimistlikena. Selgelt me ei näe muutust, aga ees ootava NATO tippkohtumisega kujutan ette, et see saab olema keskne teema. See peakski olema. Kõik Euroopa riigid teavad, et nad on palju turvalisemad, kui Ukraina võidab Venemaa. See vähendab tõenäosust, et Venemaa jätkab seda sõda NATO riigi vastu. Ja seetõttu arvan, et enamik neist saab sellest aru ning nad jätkavad tegelikult Ukraina toetamist. Ja ma loodan, et nad avaldavad ameeriklastele suurt survet, öeldes vaadake, see on meie kõigi huvides, kui me aitame Ukrainat. Aga ma lihtsalt ei suuda ennustada, mida president teeb. Ta kipub keskenduma tehingulistele kaalutlustele. Ma loodan, et ta ei tee seda. Hästi, suur tänu erru läinud kindralleitnant Ben Hodges, endine USA maaväe Euroopa vägede üle. Tänan selle võimaluse eest. Monacos sai eile 3 inimest vigastada, kui elumajas plahvatas pakipomm. Nende seas olid abielupaar ja teismeline. Monaco vürst Albert kirjeldas juhtunud kui jõhkrat kuritegu ja šokki kogu kogukonnale. Prantsusmaa siseministeerium teatas, et sündmuskohalt põgenenud toimepanijast on olemas videomaterjal ning üks vigastatutest oli multimiljonärist Monaco elanik, keda on alates 2023 aasta detsembrist Kiievi poolt sanktsioonidega karistatud.